tere ja imelist suvepäeva sulle. Joonistan siin ja mõtlesin, et vajutan video käima. Mul oli tegelikult väga selge nägemus sellest, mida ma sulle jagama hakkan nüüd. Praegu enam nii selge ei ole, sellepärast et muid mõtteid tuli vahele. Ma võin sulle näidata, mida ma teen. See on selline fantaasia joonistus, kui saab öelda maises mõistes, aga tegelikult kui ma käin nende rännakutel ja muinasjutumetsades taevas siis ehk teadvuses, siis seal on nagu nii maagilised taimed ja ma olen tegelikult joonistanud neid üle 20 aasta tagasi, 25 ja pluss aastat tagasi samasugust asja ja mul tuli tahtmine uuesti teha, kuna mul ei olnud kohe nagu sellist mõnusat ruumi, et mandalaid joonistada, siis ma otsustasin, et ma joonistan vaba käega seda, mis tahab tulla ja siis need lilled hakkasid vaikselt tulema ja siis mulle tulid meelde need pildid, kui ma kõndisin ringi selles muinasjutumetsas. Ma kutsun seda muinasjutumetsas kõndimiseks. See on tegelikult hoopis midagi muud, midagi enamat, mida võib-olla maises mõistes siis kirjeldada on sõnadeta saab paremini aru, tuleb selline vastus. Aga see, mida ma tahtsin sulle tegelikult rääkida, oli loomisest ja reaalsuste valimisest ja sellest, kes ma olen. Ehk siis ma ei räägi praegu sellest, et kes mina olen, vaid et kui sa hakkad oma reaalsusi valima, siis loeb ju see, kes sina oled. Ehk siis iga hetk sa oled keegi mingil viisil ja kui sa valid nagu selle oleku pealt, siis sa isegi tegelikult ei vali, vaid sa valid lihtsalt oleku ja reaalsus muutub, valid oleku ja reaalsus muutub. Siis läheb väga mänguliseks, väga põnevaks, väga huvitavaks ja tõesti, kui võtta seda nagu uudishimuga, puhta rõõmuga, et ma tahan teada, mis edasi saab või mis nüüd on võimalik ja sa naudid seda, siis on elu väga-väga maagiline. Just ongi kõik nüüd, rohkem ei räägigi, aga see, mis minust läbi tahab tulla praegu, on maagia alused, koodid, mis aitavad sinul särada enda tõelises olemuses. Selle tõelise olemuse valimiseks on sul vaja näha ennast, tõelist mina. Puhta olekuga saad kõige lähemale sellele, kuniks sa samastud ma ütlen sellele teise sõna, mul tuli sõna teadvusega, aga tegelikult sa oledki teadvus. Ehk siis kui sa oled selle lihtsalt ära unustanud, siis ongi sinu jaoks see meeldetuletus. Maagia, muinasjutumets, kuldne kroon sinu sees, sinu peas, pliiatsi otsas. Ja see ongi see, kus minu see ulakam pool välja lööb. Ta ei löö välja, tegelikult ma panen sõnad, on koodid, seetõttu ma panen uue sõnastuse, et see on see, et kui ma sukeldun enda värisolemusse, siis see lapselik rõõm, uudishimu
on minu loomulik osa, see on see, mille ma varjasin ära ühel hetkel või mingisugusel viisil selle jaoks, et ellu jääda. Ja seda teeb tegelikult programm, mis ütleb, et sinuna elada on ohtlik. Ja kui sa hakkad seda avastama uuesti, sest et ütleme nii, et minu vanusegrupis inimesed on kindlasti need nagu kinni pannud. Seal tuleb isegi teine sõnastus. Nii põhjapanevalt kokku surunud, et nad ei mäletagi enam, kes nad on, kes nad olid. Ja kui sa lähed seda avastama, siis alguses tunduvad need asjad, mis nähtavale tulevad, hirmutavad, tugevad emotsioonid võivad tulla üles ja see on okei, sellepärast et sul ongi vaja need ära puhastada. Aga siis, kui sa saad järjest enam ühendusse sinu endaga, siis seda rohkem sa lõõgastud, seda rohkem on sinu sees rahu, seda rohkem oled sa rõõmus. Ja sa hakkad nägema elu lihtsust. Ja me ei räägi sellest, mida siin materiaalses mõistes maatriksi sees räägitakse, et kui me räägime lihtsast elust, siis põhimõtteliselt on see, et sa ütled nagu küllusele või rahale ei, aga tegelikult see lihtsus on hoopis selles, kuidas see reaalsus toimib. Ja sa hakkad seda nägema, sa hakkad sellest aru saama ja siis läheb nagu väga lihtsaks kõik. Ja see on nii põnev, minu arust on see nii põnev, ma ei tea, võib-olla sulle ei ole, aga tegelikult kui sa hakkad seda uurima ja vaatama ja hakkad aru saama, et oota, mis nüüd kõik võimalik on, siis see on põnev. Ehk siis elu maatriksis on seotud hirmuga. Kui sa oled programmide poolt juhitud, siis sa kardad elus palju. Need vähe või palju, need on jälle hinnangud, aga et lihtsalt, et sa aru saaksid, siis domineeriv emotsioon on hirm. Ja isegi siis, kui sa ütled, et aga me ei karda midagi, siis ühel hetkel sa hakkad avastama, et ikkagi on see, sest et ego võib sulle lihtsalt väita seda, aga ma ei karda ju. Ja kui sa lähed mingisuguseid asju vaatama või sa tegelikult juba tunned näiteks hommikuti ärkad üles, on sul ärevus või mingisugust kuskile minek tekitab sulle ärevust, siis huvitav, mis asi see siis on. Minu jaoks on ärevus sama, mis hirm on ju, erinevate nimedega ja võib-olla jah, seal on mingisugused erinevad nihked, aga tegelikult on point sama. Nii et avasta ennast, hakka päriselt uurima ennast, sest et see, mida sa siin füüsilises kehas koged, on, ütleme niimoodi, et on maine tagajärg sellele, mida sa oma peast läbi lased, ehk siis mida sa vaatad teadvuses, mida sa mõtled, millele sa reageerid emotsioonidega. Ja ma jagan sulle üht huvitavat asja, mida ma kogesin, et kui ma tegin neid lahtiühendusi ego ehk maatriksi programmidest, siis ühel hetkel hakkas ta tootma mulle igasuguseid illusioone, põhimõtteliselt füüsilisi sümptomeid, mis tundusid nagu täiesti jaburad. Kiisu tahab õue. Ja nüüd, kui kohe õue ei saa, siis ta hakkab kraapima küüntega. Nii, aga ma ikkagi räägin sellest edasi. Ühesõnaga, ma kogesin meeletut paanikahoogusid, ärevust, füüsilisi mingisuguseid sümptomeid, valu kehas ja igal pool. Ja siis ma vaatasin seda, ma vaatasin läbi teadvuse silmade nii-öelda kõrvaltvaataja pilguna, siis ma nägin, et see ei ole ühenduses minuga, et see ei ole minu oma.
ja ma teadsin, et see ei ole minu oma, ma olin lihtsalt näinud ühe inimese pealt mingisuguses situatsioonis, mis tema kehaga toimus, mis tema füüsilise inimesega toimus. Ja tol hetkel ma olin täiesti kohal, lihtsalt mina ei reageerinud. Aga see, mida ma ju näen, see salvestub. See salvestub kehasse mingil viisil või siis see meel jätab meelde, sest et sa ju vaatad oma silmadega. Ja ma hakkasin samu asju kogema enda kehas ja ma nägin seda ja ma nägin, et mina olen täiesti rahulik. Mina olen täiesti neutraalne, mul ei ole ühtegi valu, mul ei olnud ühtegi pinget. Ja siis oli tühja maad ja siis ma nägin öelda seda, mida ma siis tundsin, kõiki neid sümptomeid ja seda hirmu ja ma sain aru, et see ei ole minu oma, ma olen lihtsalt näinud ja meel nüüd mulle pakub. Ja kui ma oleksin üks-ühele selle enda omaks teinud, siis see oleks päriselt minu füüsilisse kehasse tulnud ja ma oleksin päriselt tundnud neid asju, mu kehaga oleks hakanud toimuma samad asjad. Ehk siis ma otsustasin, et ma ei samastu sellega ja mu egomeel siis ehk programm pakkus mulle seda asja veel kordi. Ma ei saa sulle öelda, et mõned korrad ta pakkus isegi rohkem. Ja ta teeb seda lihtsalt selle jaoks, et sa tagasi tuleksid sellesse süsteemi ja hakkaksid toitma neid programme oma emotsioonide ja hirmudega. Aga kuna ma teadsin sellest ja ma nägin ära selle, et vahe on sees, et see ei ole minu oma, ma ei ole mitte kuidagi ühendatud nendesse tunnetesse, emotsioonidesse ja nendesse sümptomitesse, mida meel mulle pakkus, siis üsna kiiresti see tegelikult vaibus, see kadus ära, seda ei eksisteerinud enam. Ja see oli see koht, kus ma nagu väga selgelt sain aru, et see, mida me enda füüsilises kehas tundma hakkame ka mingisuguste nii-öelda sümptomite näol, haigussümptomite näol või mis iganes, siis need ei ole nii kaua meie omad, kuni me ei otsusta, et on. Ehk siis inimene näeb midagi, ta tajub midagi, tema programm ütleb, et oota, see on nüüd midagi halba, siis ta hakkab kartma seda ja ta fookus on kogu aeg seal ja ta teeb selle enda omaks. Ja siis tal ongi see, et see on üks väga, ma ei ütle nii, see on lihtsalt üks kood, mille läbinägemisega sul avardub tohutult väli. Sa hakkad aru saama sellest, kuidas see süsteem siin toimetab. Ja sa ei saa aru sellest füüsilise meelega alguses, sa saad aru sellest läbi selle, kui sa oled kõrvaltvaataja ja sa jälgid seda ja see päriselt su kehasse maandub, et niimoodi toimib. Ehk siis mitte midagi pole siin isiklikku, kui sa ei tee seda isiklikuks. See on üks väga hea näide ja kui sa seda kuulad ja aru saad ja päriselt vastu võtad selle ja näed, kindlasti sul on enda pealt kindlasti mingisuguseid näiteid nagu võtta siis ja sa saad läbi selle siis hakata lahti laskma nendest lugudest, mida sa oled enda omaks teinud, mida sa oled tõeks hakanud pidama. Kui sa ei tea, kuidas see käib, siis uuri lihtsalt. Informatsiooni on tegelikult väga palju, kui sa tunned huvi, siis see tuleb sulle nähtavale. Võimalus on liituda minu maagiakoodid kliendiprogrammiga, kus ma õpetan siis, kuidas puhastada ära neid emotsioone ja lahti ühendada ennast. Kui sa tahad lihtsalt natukene teada, siis minu veebipoes on mõned videod, mida sa saad endale soetada ja valida siis vibe'i järgi, mis sind tõmbab ja kuulata seda ja teha selle järgi. Igas videos on tegelikult olemas praktiline juhend. Vot. Aga kuula ja vaata.
on ju? Tšau.